2-3 tundi peale sõitu ja olemegi väravas. Hommikusöök oli väga mõnus, kõht on täis. Põrutame edasi. Ma väga hästi ei tea veel kuhu, aga kuhugi lähme. Otwieram oczy, idę, widzę na 1 metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach, wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Wiem, że nie chcesz się już dłużej bać. Nie chcę tańczyć do melodii, którą znam. Jestem wolny, już mnie porwał wiatr. Daleko, gdzie mleko rozlewasz się wśród gwiazd. Pööra vasakule. Seejärel pööra vasakule. Wyszłam na jedną chwilę, zostałam kilka lat. Strachy trzymały mnie za kark. Otwieram oczy, idę, przede mną stoi. Rivo sõidab ja Armo peseb. Mis asi käib? Dobre dni. Podam rękę szybko, podam, nie martw się, noc jeszcze młoda jest. Bundesrepublik Deutschland. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, tried everything. Oleme jõudnud siis omadega Saksimaa, Šveitsi rahvusparki. Võiks arvata, et oleme Šveitsis tegelikult hoopiski Saksamaal. Ja selline suur tohutu 93 ruutkilomeetrine ala see siin on. Üle 700 mäe tipu, mida on võimalik siis mägironijatel vallutada. Ja samuti pakub siis üle 400 kilomeetri erinevaid matkaradu, mida võimalik läbida nii jalgsi kui ka jalgratastel on osad avatud. Ja näeme siin ka suurt pikka 77 meetrist Pastei silda, saanud oma nime siis selle Pastei kivimi järgi, mida on siin tõesti igal pool. Ja läbi mägiorude vahelt siis voolamas ka Elbe jõgi, mis elupaigaks saarmastele, jäälindudele ja lõhedele. Yeah, I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. Der schönste Fleck im deutschen Land, mich kriegt hier niemand weg. Dresden, oh mein Dresden, meine Heimatstadt. Dresden, oh mein Dresden, ich fühl mich geborgen und satt. Dresdenis Bed and Breakfast hotellis. Tundub, et selline kohe esimese hooga konditsioneer, hea külm, jahe õhk, et suve sooja ilmaga on mugav siin olla. Kuidas see on? Siin saab ilusti hommikuks mõnusasti välja puhata.
RTL-i pealt saab vaadata multikaid kindlasti. Ruumi on ka vist on piisavalt. Vaatame, kuidas siin siis vaade on välja. Mis siin näha on? Linnas veel ei ole käinud. Parkimismaja, teine hotell kohe vastas, selline suur magistraal jookseb läbi. Hier bin ich daheim. Hier ist mein Florent. Ja, mis siis ikka? Sätime vaikselt Dresdeni linna peale, ma arvan. Dresden, oh mein Dresden. Meine Heimatstadt. Dresden, oh mein Dresden. Ich fühl mich geborgen und satt. Poiss, see on swinger. Kas see on mingisugune paaridele mõeldud swingimise klubi? Ma arvan, et swingimisega siin palju pistmist ei ole. Baroki aja üks olulisemaid ehitisi siin Dresdeni linnas ja ehitatud siis sellise esindusliku aiaalana siin. Siin on ka festivalialana seda kasutatud ja Im schönen Dresden. Poisid, midagi tegu. Kuule, ausalt öeldes, mina pean jälle tunnistama, et mul on kodutöö natuke nõrkunud, et paistab, et mingi selline üsna pikk maal on. Mingid inimesed on seal peal. Jaa, selle nimi on Fürstenzug ja tõlkes ta tähendab printside rongkäik. Ehk siis see on siin 19. sajandil on see maalitud siia 102 meetrit pikk, maailma suurim sellelaadne kunstiteos. Ja maalitud on siia siis Wettini dünastia, siis uhked kuningad kõik, kes siis Saksimaad on siin valitsenud. Ehk siis väga omanäoline ja teist sellist maailmas sellelaadset kunstiteost olemas ei ole, nii et vaatame ja imetleme. Da Preuße sabbelt, da Hesse babbelt, im Norden tun sie glühen. Und hör ich mir die Dialekte an, dann ist das Sex doch schön. Keine überloses Deutschland. 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 Ich bin hier geboren, habe nichts anderes gesehen als zwei deutsche. Mis siin käib? Auto tahab natukene juua saada või süüa või kuidas seda gaasi nimetatakse. Jälle sõitsime mingisugune 30 kilomeetrit bensiiniga. Õnneks on bensiinipaak ka. Päris gaasiga oleks nähta jäänud. No nüüd saab jälle kõhu täis ja järgmine peatus peaks olema juba Prantsusmaal Strasbourgis vist. C'est la plus belle du royaume. Pas de Vérone mais de Paname. Elle veut des week-ends à Rome et des châteaux en Espagne. Dans ce désir d'île déserte, Juliette a négligé la côte est. Me pakime asjad kokku ja hakkame tuuriga pihta. Mais moi je viens de Strasbourg et elle sait même pas où c'est. Entre Paris et Moscou, parlez-vous le français? Elle m'a dit Roméo, Roméo, oublie ton nom et partons à Rio. No Rivo, kuule, seal on mingi järjekord, et äkki lähed võtad ka sabasse, äkki jagatakse midagi tasuta? Jah, nagu Tallinnas mõnikord jagatakse Vabaduse väljakul tasuta piima ja saia ja ma arvan, ma saan ka mingit tasuta. No aga mine võtta järjekorda. Elle veut filer à l'anglaise, elle veut parader à Berlin et puis danser la javanaise face à face avec l'océan Indien. Son cœur cherche le tempo, moi j'ai pas trop l'air latino. Je suis juste une erreur de parcours, le plus blanc bec de la basse-cour. Mais moi je viens de Strasbourg et elle sait même pas où c'est. Entre Paris et Moscou, parlez-vous le français? Elle m'a dit Roméo, Roméo, oublie ton nom et partons à Rio. Mais moi je viens de Strasbourg, je n'ai qu'un seul amour. Et t'aurais dû rester à Paris, rester à Paris. T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris. T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris. T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris.
aga nad ei oota meid ja siin, ühesõnaga, ma ei tea, asi on segane. Tundub, et mingid asjad ei klapi siin. No nii, Rivo, räägi siis, mis siis vahepeal juhtus? No vahepeal on nii palju, et sellesse esialgsesse Airbnb korterisse sinna me ei saanud. Tuli välja, et seda tegelikult ei olnudki olemas, et see oli pettus. Ja me just jõudsime Pariisi ja me hakkasime vist kell 5 tahtsime seda check-in'i teha. Kell praegult on 9 läbi, see hakkab 9:30 saama, et ütleme, et siis siin pool tundi tagasi saime uude hotelli, 4 tundi läks aega, et neid asju siin lahendada, et ja nüüd on kõhud tühjad, lähme otsime midagi hamba alla ja tõenäoliselt sellise linnatuuri me teeme homme hommikul, üsna varakult äkki juba ära. No nii, olemegi siis Pariisis, üks esimesi vaatamisväärsusi meie jaoks on siis triumfikaar, mille kohta Jarmo teab vist midagi täpsemini ka öelda. Päris pikalt oli see maailma kõige suurem triumfikaar, aga mõni aeg tagasi Põhja-Korea ehitas enda triumfide tähistamiseks veel suurema triumfikaare. J'aime pas l'attitude, j'aime pas quand ça dure, j'ai pas le temps. J'ai pas l'attitude, même si j'ai l'allure, j'ai pas le temps. Et les talons aiguilles, un talent de fille, mélodie du vent. Je change comme je ris. Eiffeli torn on siis tänapäeval üks vaatamisväärsus maailmas üldse, 7 miljonit inimest seda külastamas käib. Huvitava faktina võib välja tuua seda, et seda iga 7 aasta tagant peab värvima, muidu see rauakolakas läheb lihtsalt rooste. Ja palju seda värvi siin kuluda võib, Jarmo, mis sa arvad? No, ma natukene vaatasin ka neid fakte ja kui ma õigesti mäletan, siis 60 tonni värvi läheb siis 7 aasta peale. Kõik Pariisi värvipoed ostetakse Viimse piirini, Tilgani värvist tühjaks, siis värvitakse see uuesti üle. Bonjour! Kiires näkkena väga kultuursed kogemust. Ja siin on Versailles loss. The kings of all departed, their servants are nowhere. We burned out all their mansions in the name of Robespierre, and still we wait to see the day begin. Our time is wasting in the wind, wondering why it echoes through the lonely palace of Versailles. Inside the midnight councils, the lamps are burning low. Oh, you sit and talk all through the night, but there's just no place to go. Kuidas Prantsusmaal lossis kaminad köetakse, et sellised suured palgid pannakse sinna, et meie siin saeme 50 centimeetrised jupid ja
kirvega lõhuma pooleks, aga näed, siin viskad terve puu sisse ja põleb. While we wait to see the day begin, our time is wasting in the wind, wondering why it echoes through the lonely palace of the side. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Äpardused siin Prantsusmaal ei ole veel lõppenud. Või siis Itaalias. Oleme jõudnud otsapidi Itaaliasse. Et pidime minema Chamonix suusakuurorti, kus siis kondliga sõitma mäetippu. Aga sattusime kuidagi Mont Blanc'i tunnelisse. Seisime veel seal tunneli järjekorras mingisugune 20 minutit. Maksime ligi 50 eurot tunneli maksu. Tulime teise poole tunnelit ja järsku avastasime, et me oleme juba Itaalias. Ja nüüd guugeldades selgus, et tegelikult me vist ei oleks pidanud sealt tunnelist läbi tulema. Ma oleks pidanud kuidagi enne seda tunnelit maha keerama. Aga võt, siin me oleme, eks siis vaatab, kuidas me siit välja rabeleme. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, dans mes bras. Impossible! Kus me oleme? Nüüd me siis otsustasime, et sõidame siis Milanosse. Siis ma ei tea, palju meil sinna minna on. Koidu enne hetk tagasi ütlesin mingi 130-140, et jõuab veel enne hotelli tee pealt paar Birra Morettit ka veel osta ja ma arvan, et Milano on jälle uus linn, kus varem ei ole käinud ja seiklusse reis on ja et ma arvan, midagi hullu sellest. Ma arvan, midagi hullu ei ole, et peaasi, et me nüüd selle paari päeva jooksul, mis me oleme plaaninud veel sõita kogemata Hispaaniasse ei saata või Kreekasse. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi, dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, menti a casa ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà. No nii, sõitsime paarkümmend kilomeetrit Milanost välja ja jõudsime ühe imeilusa koha peale, Como järve äärde. Vaatasin kiirelt järgi, et tegemist on ühe Euroopa kõige sügavama järvega. Kõige sügavamas punktis on umbes 450 meetrit sügavust, kuid pindala poolest jääb ta
kõvasti alla näiteks meie Võrtsjärvele. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Waladi, habibi ta'ali. Siin on nii külm, hakkame Eestisse tagasi minema. Nachts sind alle Katzen grau. Wir zwei Verrückten fallen nicht auf. Nachts sind alle Katzen grau. Und alle Streuner kommen raus. Kennt keinen Namen von irgendwem und keiner hat sich je gesehen. Ist auch egal, wir kommen zusammen und flippen aus. Der Beat geht los, der Kopf ist frei und wenn du willst, bist du dabei. Der Laden voll, die Nacht noch jung und wir gut drauf. Münchenist läheme Prahasse. In 800 meters, turn right. Praegult Münchenist välja sõites Praha poole liigume mööda selliseid Saksa küla vahetäid. Et siin kaardi peal näitab ka, et siis paani peal, Saksa kiirtee peal on Staud ehk siis ummikud. Ummikuid on siin palju ja isegi Saksa raadiokanalid väga suure osa eetriajast panustavad sellele, et rääkida, et kui suured ja kui pikad Staud igal pool siin on, aga vahelduseks on ilus siin mööda külateid ka sõita, et näha seda ilusat loodust ja näha on siin ka, et palju on humala istandusi, et sellist Eestis väga palju ei näe. Nachts sind alle Katzen grau. Wir zwei Verrückten fallen nicht auf. Nachts sind alle Katzen grau und alle Streuner kommen raus. Kennt keinen Namen von irgendwem und keiner hat sich je gesehen. Nüüd oleme jõudnud Praha kesklinna. Taas kord, nagu eelnevatel päevadel õhtupeal oleme jäänud. Kuidagi on, et päevast 24 tunnist jääb puudu, et on pikk päev kuulub sõitmisele. Siis sattusime hotelli, kus oli ka selline ujumise sauna võimalus, sõime õhtust ja näed jälle pimeda peal olema, aga võib-olla ongi natuke parem, et inimesi vähem ja siis kõvem kuumus on ka juba mööda läinud. Tvrdíš, jak mě máš ráda, já vím, že lžeš a přesto ti věřím. Hlavně, že jsme spolu a zdraví. Co na tom, že se stalo něco za zavřenými dveřmi? Tvrdíš, jak mě máš ráda, já vím, že lžeš, už nic není pravda. Hlavně, že jsme zdraví a spolu, tak jak vždy poschodem. Eesti on olümpiavõidu saanud. Tvrdíš, jak mě máš ráda, já vím, že lžeš a přesto ti věřím. Hlavně, že jsme spolu a zdraví. Co na tom, že se stalo něco? Üks öö hotellis ja järgmine öö juba kodus. Nii ta läheb. A nic není pravda. Hlavně, že jsme zdraví a spolu. Jako vždy po schodech nahoru a po schodách dolů. Peal istukis oleme siin hotellis, ööbisime ilusasti ära, on mõnusasti magatud, oleme värsked ja puhanud. Ja ees ootab meil selline viimane pikem siis tööpäev, autosõit ja täna õhtuks me tahame olla juba Eestis. Lähme koju.